Jaa, aitäh, härra juhataja! Head kolleegid! Loen Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 174, mis ütleb: Riigikogu liikmel on õigus pöörduda arupärimisega Vabariigi Valitsuse, tema liikmete, Eesti Panga Nõukogu esimehe, Eesti Panga presidendi, riigikontrolöri ja õiguskantsleri poole. Arupärimisele tuleb vastata Riigikogu istungi 20 istungipäeva jooksul. Ja austatud juhataja, kuna te tänuväärselt avasite uue debatiformaadi siin Reinsalule vastates sellel ajal, kui siin käib nende eelnõude ja arupärimiste üleandmine, siis ma mõtlesingi, et kui see debatt Riigikogus on igati tänuväärne, nii et selles mõttes selle formaadi avamine on hea, ja siis ma võtan ka osa sellest formaadist ja küsin nüüd teie käest, et siin on ju lihtsalt kirjas ilma mingite piiranguteta, et kellele tohib arupärimisi esitada, ja ongi kogu lugu. Et kui te saate võtta ka mulle vastata, et kust te võtate endale selle nagu voli siin kaasata õigusosakond ja siis hakata piirama Riigikogu liikmete õigusi arupärimisi esitada nendele isikutele, kes on põhiseaduses ette loetud? Aitäh! Aitäh, hea kolleeg, et ma nüüd tänan, et kas te tulite üle andma eelnõu või arupärimist? Ei, kuna te siin Reinsalule vastasite ja oli selline debatt, siis minagi... Sellisel juhul ma palun teil siit Riigikogu kõnetoolist lahkuda. Kas ma saan õigesti aru, et osadele saadikutele te vastate ja osadele siis ei vasta? Head kolleegid, kõigepealt ma palun teil siit Riigikogu kõnetoolist lahkuda, sellepärast et te esitasite siin protseduurilise küsimuse ja sellel ei ole mitte mingisugust seost sellega, et kas te saate üle anda eelnõud või arupärimist, kui teil seda plaanis ei ole. Nii, järgnevalt, head kolleegid, ma palun teil jätkuvalt ka lugeda läbi Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 139 lõige 1, mis ütleb väga selgelt, et Riigikogu liikme arupärimine on küsimus, mis puudutab arupärimise adressaadi võimkonda reguleerivate õigusaktide täitmist. Ja kui arupärimine vastab nendele tingimustele, siis arupärimine ka edastatakse. Kui tegu on infopäringuga, siis ta liigitub kirjalikuks küsimuseks ja see on ka väga selge põhjus ja põhjendus, mida nii istungiosakond esimesel korral kui ka õigus- ja analüüsiosakond teisel korral on edasi andnud. Et ma ei hakka, head kolleegid, seda diskussiooni siin väga pikalt menetlema, sellepärast et kodu- ja töökorra seadus ütleb väga selgelt, millega on tegu. Ja kui tegu on kirjaliku küsimusega, mis puudutab peaasjalikult, mis on infopäring, siis tuleb see esitada ka kirjaliku küsimusena. Kui tegu on arupärimisega, mille puhul siis küsitakse väga konkreetselt võimkonda reguleerivate õigusaktide täitmise kohta, siis loomulikult see arupärimine edastatakse. Antud juhul nii istungiosakond kui ka õigus- ja analüüsiosakond on leidnud, et need arupärimised, mis ei kvalifitseerunud arupärimistena, nad leiavad mõlemad, et tegu on kirjalike küsimustena, mis tuleb siis ka sellisel moel esitada. Kui neid on täiendatud, ja antud juhul mul ei ole praegu aega hinnata, et kas neid on täiendatud, siis me kindlasti analüüsime neid uuesti ja vaatame, et kas nad kvalifitseeruvad arupärimisteks või mitte. Et ma ei võtaks rohkem neid protseduurilisi küsimusi, sellepärast et see vaidlus on siin juba väga pikalt kestnud, aga jätkuvalt ma ütlen, et me lähtume Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest ja selle paragrahvist ka 139, mis ütleb, et millistele kriteeriumitele peab siis arupärimine vastama. Et ma tõepoolest, head kolleegid, seda vestlust siin edasi ei pea, seda enam, et Rain Epler esitas ju selle küsimuse siin protseduurilisena Riigikogu kõnetoolist ära. Anti Poolamets, ma saan aru, Anti Poolamets, kas te tahate tulla andma üle eelnõud või arupärimist? Ei soovi, siis selge. Ma teen nüüd ühe kiire ülevaate ka, kui palju meil neid eelnõusid ja arupärimisi tuli. Et olen Riigikogu juhatuse nimel
vastu võtnud 5 eelnõu ja 12 arupärimist ja juhatus otsustab nende edasise menetlemise seaduses ette nähtud korras. Aga enne kui me läheme tänase päevakorra juurde, siis ma võtan need 3 protseduurilist küsimust ja siis me läheme tänase päevakorra juurde. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja, protseduuriline küsimus. Sel ajal, kui kolleeg Reinsalu neid arupärimisi esitas, teie nägu oli selline, kuidas nüüd viisakalt öelda, see ei olnud naerev, aga selline irves. Ja minu küsimus, kui kolleeg Reinsalu rääkis põhiseaduse täitmisest ja Riigikogu liikmete õigusest nii-öelda esitada järelpärimisi, teil oli selline nägu ees. Ja minu küsimus on teile, et kas see oli juhuslikult selline nägu või oli see näitas suhtumist kolleeg Reinsalusse ja meisse kõigisse? Aitäh, hea kolleeg, ma ei tea, mida te siin püüate praegu tõestada, aga ma kokkuvõtvalt veel ütlen nii palju. Arupärimine on parlamendi poliitilise kontrolli vahend. Ja see eeldab, et küsimust, mis puudutab adressaadi seadusest tulenevate ülesannete täitmist, oluliste probleemipüstituste olemasolu, mis vajab avalikku arutelu ja laiemat poliitilist tähendust kui lihtsalt andmepäringut. Kirjalik küsimus on mõeldud üksikküsimuste ja faktilise info saamiseks. Tehniliselt on piir arupärimise ja kirjaliku küsimuse vahel küll hinnanguline, kuid arupärimine peab sisaldama viidet probleemile, mitte pelka teabesoovi. Ehk kui on infopäring, siis on kirjalik küsimus. Kui on arupärimine, siis peab see viitama ka probleemile siis konkreetse ministri võimkonnas. Ja Helir-Valdor Seeder, palun. Küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Aitäh. See ei puuduta protseduuri, palun, Helir-Valdor Seeder. Aitäh, auväärt Riigikogu esimees. Põhiseadus sätestab väga täpselt, mis õigused on Riigikogu liikmetel seoses arupärimisega kõrgetele ministritele ja riigiametnikele. Ja ühegi seadusega ei ole võimalik põhiseaduses antud mandaati kitsendada. Aga praeguse tõlgenduse järgi, mida te kirjalikult olete Isamaa fraktsioonile saatnud, on seda kitsendatud ja mitte isegi nii, nagu te siin praegu suures saalis ette lugesite, et arupärimisi võib esitada ministri võimkonda kuuluvate küsimuste osas, vaid ma loen ette, mis põhjusel te lükkate tagasi 10 Isamaa fraktsiooni esitatud või õigemini liikmete esitatud arupärimisi. Nimelt põhjus on see, et ei selgu, millised neile seadusega pandud ülesande on valitsuse liikmed arupärijate hinnangul jätnud täitmata või ei ole seda täitnud nõuete kohaselt. Nii et te kitsendate veel, et arupärimist saab ainult sel juhul, kui on jäetud täitmata või ei ole täidetud nõuete kohaselt. Ja minu küsimus nüüd konkreetselt, ma isegi seda vaidlust ei jätka, see on lootusetu. Te olete omal seisukohal, mis ei ole absoluutselt põhiseadusega kooskõlas. Aga minu küsimus on nüüd, mis alusel te siis võtate vastu arupärimisi, mis teie enda hinnangul ei puuduta täitmata jätmist või mitte nõuete kohaselt täidetud. Näiteks kas või täna esimene päevakorrapunkt, mis on esitatud arupärimine terve rea Riigikogu liikmete poolt kavatsuse kohta, Pärnu maantee 7 ajaloolise kohtumaja võõrandamise kavatsuse kohta. Ja nii edasi. Kui ma vaatasin viimaste nädalate esitatud arupärimisi, siis ma leian, selle tõlgenduse kohaselt üle poole nendest ei oleks pidanud te vastu võtma. Ja selgitage ikkagi nüüd seda valikuprintsiipi, miks siis sellised analoogsed eelnõud, mis meie fraktsiooni saadikute poolt esitatakse, ei leia vastuvõtmist, aga teiste fraktsioonide saadikute poolt leiab. Et võib-olla te selgitate, me püüame siis tulevikus õppida ja vormistada nii, nagu teised saadikud seda teevad. Aga mina sellest erisusest aru ei saa. Aitäh. Aitäh, hea kolleeg, et veel kord ma rõhutan, et antud juhul need arupärimised olid infopäringud. Need ei viidanud probleemile selle konkreetse ministri võimkonnas, mistõttu nii istungiosakond kui ka õigus- ja analüüsiosakond leidsid, et need tuleks kas ümber vormistada arupärimistena või ma saan aru, et Urmas Reinsalu ütles, et ta on neid ka ümber vormistanud.
või siis esitada neid kirjalike küsimustena, et need mõlemad võimalused on olemas. Et kui te olete neid täiendanud ja selgelt ka pannud sisse viite ministri võimkonda puudutava probleemiga seoses, siis kindlasti nad kvalifitseeruvad ka arupärimisteks. Martin Helme, palun. Ja aitäh. No ma võin lohutada kolleeg Seedrit, et EKRE arupärimisi loobitakse samamoodi tagasi täiesti suvaliselt, et sa ennem ütlesid, et tasub lugeda kodukorda, et siis me teame, kuidas käituda. Vot see meie mure ongi, et mina olen lugenud kodukorda palju ja põhjalikult ja juba eelmistes koosseisudes, aga sellest ei ole üldse kasu, sest meil käib siin suvaõigus. Täna nii, homme naa. Ennem lasid Reinsalul puldis rääkida ja hakkasid vestlust pedama, mingit diskussiooni avama, siis kui Rain läks sinna teist fraktsiooni, siis ütles, ei, sellist formaati meil ei ole. Et mingisugused arupärimised lähevad läbi, mis ei puuduta seaduse rikkumist, teised arupärimised, mis selgelt puudutavad seaduse rikkumist, visatakse meil üle leti tagasi. Ehk selle asja nimi on suvaõigus. Ja suvaõiguse häda on selles, et täna nii, homme naa. Et ega sellest lugemisest meil kasu pole olnud, lihtsalt kehv juhtimine on. Aitäh. Siin ei olnud protseduurilist küsimust. Oli hinnang ja ma toon lihtsalt meie kodu- ja töökorra seaduse 139 kommentaarist välja veel ühe lihtsalt olulise täienduse. Arupärimise esitamine eeldab, et Riigikogu liikme arvates esineb õigusaktidega täitmisega seoses probleem, mida tuleks Riigikogu istungil avalikult käsitleda. Probleem, sõbrad, on siin kirjas. Mida tuleks Riigikogu istungil avalikult käsitleda, näiteks kui midagi on jäetud tegemata või ei ole tehtud nõuete kohaselt. Ja siinkohal me jõuamegi tänase päevakorra juurde, sest meil on siin täna päris mitu arupärimist. Saame siis hinnata ka seda, kas arupärimised vastavad arupärimise statuudile või mitte. Minu hinnangul need arupärimised vastavad siin kõik arupärimise statuudile.